Premium-liigas varemgi teiste võistkondade puhul, näiteks Pärnu Vaprus on kuidagi iseäranis paistab sellega silma, et see, mis paberile joonistatakse, see koosseis graafiliselt või asetust hästi saadakse nüüd pall kätte siin. Kohe ka kaugelt löök ja väga hea lahendus siin Kuressaarelt, kas saadakse siin nüüd löögile ka, mõtleb ja lööb lõpuks napilt üle selle palli ära. Tuusarel senderdus, siin on Sappinenilt jätk, aga Vaher. Ega pooleks Vaher selle palli saab jutumärkides söödetud, Teeveli lööb peale, Nõmm tõrjub, veel olukord lahtine ja ikka kes muu kui Rauno Sappinen paneb palli võrku, Flora läheb juhtima ja võis esimene pooltund olla niivõrd kuiv, niivõrd nüri, kui ta oli, aga ikka on see Flora, kes juba esimesel poolel läheb seda kohtumist juhtima ja ikka ja jälle on see Rauno Sappinen, kes lööb värava. Pöörases hoos olev mees tõepoolest, mitte midagi pole öelda. Värav number, kas on 21 tal kirjas. Vaatame, kas siis suudab Kuressaare siin asjad veel põnevaks muuta ja siin kohe ei tule. Aga vaatame siin Floral nüüd uuesti võimalus seisu suurendada, Sappinen virutab. Tõumab veel üks Senders Jakimovilt ja nüüd tuleb peajätk, aga siin Kivi. Pall Florale tuleb siit veel jätku olukorrast löök, kas Alama tribüüni. Huvitavaid seiklusi on tema siis täna siin läbi teinud, samal ajal Sergei Zenjov. Kiirelt Flora ühe puutega üritab Mihhail sealt otse õhustada palli. Läheb siin Jakimovit ette võtma, lööb ka peale, aga see on Nõmmele kroon pähe saada, aga siin on võimalus nüüd Kurel vastata ja latt väriseb korra. Veider olukord on nüüd seal Kuressaarel tekkinud ja siit ei ole seda energiat ja purtsu just kui täna leitud, kui siin Alama saab peaga löögile. Kuskilt välja võluda. Mihhailov, Sappinen, kas läheb ise tegema? Alama lööb ja Nõmm tõrjub pall lahti ja on nüüd väravas. Sander Toostik virutab palli sisse ja lõpetab selle mängu ära. Flora 2, Kuressaare 0. Ja kõik, mis oli justkui juba sündimas, pannakse selle väravaga Kalevi alla tagasi. Flora kindlustab ikkagi siit need 3 punkti ära. Ja Konstantin Vassiljev reageerib sellele kohe ka vahetusega ainsuses tundub, Remo Valdmets on sisse luges. Ja ongi mäng lõppenud, Flora 2, Kuressaare 0. Flora saab siit, võib-olla vaatad siin aasta hiljem tabelisse 2-0 just kui kindel võit, aga kõik, kes seda mängu nägid, ilmselt on nõus, et lihtsalt siit küll midagi nüüd Floral ei tulnud. FC Flora peatreener Konstantin Vassiljev, palju õnne, 2-0 võit. Paberi peal tundub just kui kindel selline rutiinne võit, aga tegelikult see mäng oli ju ikkagi võib-olla isegi ootamatult raske teie jaoks. Miks ta niimoodi läks? Ma ei ütle, et meie jaoks läks ootamatult raske. Me teadsime, et Kuressaare viimasel faasis on väga vastik vastane kõikide jaoks ja me eeldasime, et see mäng võiks tulla raske ja ta tuligi. Õnneks meil õnnestus 2 korda väravat lüüa ja 1 kord post päästis meid. Selles suhtes see ei ole kõige ilusam võit, aga see on tähtis võit. Kui mitu kilogrammi see kivi kaalus, mis südamelt langes, kui see Taustik sealt latis selle palli lõpuks sisse pani? See kindlasti tegi elu viimastel minutitel kergemaks, et selles suhtes meil olid mõned variandid kontratest natuke paremini realiseerida teisel poolel. Õnneks vähemalt, et õnnestus seda teha teinekord ka lõpus. Mis selle Kuressaare selliseks vastikuks vastaseks teeb, nagu sa ütlesid? Mis see on, mida nad teevad selliseks, mis teevad nad vastasena ebameeldivaks? Tegelikult neil ju piisavalt kogemust väljakul
Pajunurm, Antonov, Dõmov, Sinilait, et kõik kogenud premium-liiga mängijad, et pluss tugevad ambitsioonikad noored ja ma arvan, see terve kompott, no nüüd viimasel ajal nad saad ka stabiilse koosseisu, mingit vigastusi ei olnud ja lõppkokkuvõttes ma arvan, treener Sander Post paneb seda mängu, mida ta tahab näha ja lõppkokkuvõttes nad väga hästi kompaktselt kaitsevad ja kindlasti neil omad käigud, kus nad tahavad vastaseid nõelata, ütleme niimoodi, sest muidugi need standardiolukorrad, audid pluss ka ohtlikud need ründajad, kiired ründajad, peavad kogu aeg mõtlema selle peale, et see üleminek kaitsesse oleks valmis selles suhtes. See viimane nädal väga emotsionaalne olnud tegelikult see mäng Paides, see mis kõik sellele järgnes, karikamäng Levadiaga ja nüüd see mäng Kuressaarega, et olete te võistkonnana kuidagi teinud midagi teistmoodi ka, et seda kogu seda fooni natukene nii-öelda manageerida või seda mängijaid nii-öelda rohkem kuidagi maa peal hoida? Ma arvan, et pigem ei teinud väga midagi erinevalt, et kindlasti me kogu aeg rõhutame selle peale, et ei ole midagi tehtud ja ei ole meil midagi lõppenud ja iga üks mäng algab nullist ja kindlasti see oli natuke emotsionaalselt ja füüsiliselt natuke raskem periood, kus oli 2 väga tugevat mängu, 120 minutit ka ja viimane kodumäng selles suhtes Kuressaarega, kus ma veel kord räägin, et me ei oodanud, et siin tuleb mingi kerge jaotuskäik ja hea, et me läbisime seda nii, ütleme niimoodi ja nüüd meil on mõned päevad puhata ja siis hakkame valmistuma viimaseks mänguks. Homme Narva Trans, FCI Levadia, kui Levadia seal nüüd punkte kaotab, teil on tiitel kindlustatud, kas te ootate kuidagi võistkonnaga ühiselt seda mängu või kõik on oma kodudes eraldi? Ma arvan, et iga üks seal, kus ta tahab olla, et me ei hakka sellest midagi nagu mingit eraldi üritust. Siin sama suurel ekraanil üritust ei hakka tegema, et see, mis homme hakkab seal toimuma, ei sõltu meist, et see, kes tahab, vaatab mängu, see, kes tahab, vaatab tulemust lõppkokkuvõttes. Me ikka peame oma peas keskenduma viimasele mängule. Olgu, aitäh sulle, luban sind seda tegema. Nii, ja loodetavasti on meie juurde nüüd jõudmas ka keegi FC Kuressaarest. Ja sealt ta tuleb. Särk on vist juba ära antud, igatahes Märten Pajunurm on siia poole liikumas. Nii, Märten Pajunurm, Märten, kus särk on? Pidin ühtedele lastele, kellele ammu oli lubatud, pidin särgi ära andma, et õnneks kapis üks särk on veel reservis olemas, et see ei ole, et andsin oma särgi ära ja mängud on mängitud, et siin on veel mängida, aga täna tuli kollane särk ära anda. No, võtame selle tänase mänguga kokku, olite tegelikult lõpuni välja ju mängus sees, tavalisite posti, sina ise tabasid ju posti, latti, kõik oli justkui laua peal, aga ikkagi lõpuks 0-2. Ja väga hea sooritus meeskonna poolt, et kiidan kogu meeskonda. Terve mäng olime mängus sees. Ei väärinud esimene poolegi isegi kaotusseisu jäämist, et endal seal head löögid ja siis nad teevad põhimõtteliselt pallist mööda ja lõpuks pall on võrgus, et ülikahju endal ka sealt posti sisenurgast tuleb joone pealt välja ja siis Tioma paneb ristnurka paugu, et Flora, ma arvan, et peab nüüd tiitli võtab, siis need raamid peab kuldseks värvima, et täna olid €1 000 000 raamid, et täiesti uskumatu, et väga kahju, olime mängus sees lõpuni välja ja olen meeskonnale uhke, aga väga kahju, et täna ei tulnud punkti või punkte siia juurde, et palju õnne Florale, aga praegu on kahju. Räägi natuke see enda posti löögi olukord natuke lahti, see oli tõesti esimesed, ma ei tea, 30 sekundit teisest poolest, oli see kuidagi mingisugune valmis kokku lepitud kombinatsioon, mis seal sündis? Üpriski, et ma sinna taha posti pean avanema ja kaitsed veel magasid, võib-olla oli natukene riietusruumis, et uskusin, et Pihela saab seal midagi pihta ja lihtsalt valisin ühe tsooni, mida rünnata, pall tuli sinna, et võib-olla liiga hästi ei tabanud, läksin suunama sinna nurka, aga ega kivile midagi vahele ei saanud, et seal tõesti millimeetrite mängijad seal postist veeres see pall joone pealt välja, et jube valus oli seda seal aeglubis nagu vaadata endal laivis, aga mõnikord kukuvad niimoodi, äkki järgmine kukub veel sisse, et aga karjääri viimane tippmäng A Le Coqil, et oleks olnud vägev väravaga lõpetada, aga ju on midagi ägedat oli peidus. No, sa tõid ise ka selle välja, sel nädal tuli uudis välja, et lõpetad karjääri ära, sinu viimast 2 mängu siin Premium Liigas üldse.
kui teistmoodi täna väljakule tulla oli? Ma ei tea, see otsus oli ilmselt sul natukene varem juba valmis tehtud või? Oli otsus oli varem tehtud, et lootsin, et äkki kindlustame püsima jäämise ära, et saab siis välja tulla, aga jalgpall mõnikord ei lähe nii nagu plaanid, et tahtsin ikkagi enne hooaja lõppu välja tulla, et saaks niimoodi auga kõigiga hüvasti ette, kes on aastate jooksul toeks olnud ja tegelikult juba siin pikka aega iga staadion, kuhu lähed, tead, et on viimane kord seal staadionil, kas nagu Pärnus, et alati kõige tulisem vastane olnud, et väga-väga tahtsin seal lõpetada edukalt, see läks hästi rahvusstaadionil, kus on alati täielik unistus mängida, et täna ka veel sa tuled siia ja nagu see on teine tunne, eriti lapsena siin koondise fännitribüünil aastaid veetes ja kõik see, et lõpuni välja oli A. Le Coqil eriline mängida, et õnneks oma võidud ja väravad olen siin ka kirja saanud, aga täna see päev ei olnud, aga ikkagi eriline mäng oli. Sportlikult ka viimas voorus ju asi teil ikkagi kaalus ülemineku mängudest pääsemine ja Kalevi vastu ilmselt on vaja ikkagi punktid ära võtta. Viimaseks mänguks Kadrioru staadion Kaleviga sobib hästi, või? Jaa, ütleks, et oma kodu Kure linnastaadioni järel üks lemmikud staadion Eestis, et elasin tihti seal lähedal ka, jalutasin mängul, väga tihti võitsime seal, elu ühed parimad võidud, parimad väravad, parimad mängud, et väga armas staadion ja Tallinnas ka, et saab nii Saaremaalt kui Tallinnast siit kõik tähtsad inimesed, kallid sõbrad mängul ajad, et selles mõttes, et Kuressaare staadioni järel ütleks, et paremuselt teine valik, et natuke oppas, aga kogu fookus on selle mängu peal, et kõik on enda kätes, peame sealt 3 punkti kätte saama. Muidugi kui Tammek homme Kaljuti üllati, et siis on juba teistpidi eelised, aga hetkel küll seal kellegi teise peale ei taha lootma jääda, et peame ise võitma ja väga keskendume neid Kalevile. Olgu, aitäh sulle ja head keskendumist!